rahvas, siin Ralf ja selles mõttes, et selle video ma teen lihtsalt praegu sellepärast, et ma sain just endale drooni, Mavic Airi siis ja ma tahtsin teha nagu selle sellised unboxing video ja gaming channelile lihtsalt sellepärast, et see on nagu elektroonikaga seoses. Hakkan seda vaikselt avama. Mul pole kunagi varem drooni olnud, ma nagu ei tea droonidest palju, aga ma ei tahtnud seda suurt drooni, sest et seda natuke raske kaasas kanda ja ma olen kuulnud, et nagu paljud soovitavadki just, et lihtsalt YouTube'i videoteks on hea kasutada seda Mavic Airi, aga ma ei ole kindel. Aga ostetud ta sai kile pealt ära. Igal pool kile peal. See kast on küll väga ilus. Ma valisin siis valge ja mustaga selle, sest et minu arust see oli kõige nagu ilus on, ta näebki selline nagu valge mustaga välja. Oli ka punane ja must ja lihtsalt must. Okei, teed lahti, siis siin on lihtsalt niimoodi ilusti on nagu kõik ära pakitud eraldi kõike. Arvatavasti siin on see droon, sest et on väga väike. Siin on, ma ei tea, mingid puldid, asjad, värgid, särgid ja siin ma ei teagi. Aga ma ei ole kindel, vaatan nüüd kohe järgi. Mis me siis Essana võtamegi kõige väiksema enne. Ja siin on kindla peale see droon sees. Ma pole kunagi nagu enne seda avanud ju obviously. Ongi. Ta on nii väike. Vaadake nagu. Ta on mul telo suur. Päris hästi. Ja selle juurde asume hiljem siis. Vaatame, mis siin veel on. Ossa pana. See on äkki see pult või? Panen praegu maha. Ma olen kindel. Näe, siin ongi. Siuke väikene pult. Mängid sellega Xboxi värki. Ei, tegelikult ei. Ja siia peab panema joystickid külge. Või tähendab, siis saab nagu seda korralikult kasutada. Siin on mingi väike karbike ka. Vaatame, mis siin sees on. Siin on sees päris palju asju. Siin on mingi väike sükene asjandus, ma ei teagi. Ma pean vaatama seda juhendit. Aga ma tahtsin avada kõik asjad. Juhe, veel mingid juhtmeid ja muud ei olegi siin vist. Vaata, midagi on veel. Need on vist joystickid. Jah, nii muud siin ei ole. Siin on mingi lihtsalt need vahetükikesed, et nad ei oleks koos. Nii, ja siin kastis... siin on veel. Seda on, mis kastis kotis. Siin on veel. Siin on mingi taoline asi. See on, ma arvan, siis äkki saab sellega laadida või? Kindel. Näeb tagasi. Ma ei tea, ma pean vaatama ikka selle juhendi täiesti üle. Tahtsin lihtsalt kohe ära näha selle. Okei. Ja siin on veel üks. See, mis läheb siis stepslisse. Ja siin on veel mingi kolmas. See, vaata, mis siin on. Ma ei ole kindel. Pigem siis praegu ei näppine. Aga eks ma vaatan siis üle, kuidas siin kõik see käib. Ja siis äkki saab juba lennata ka ja siis teeb väiksed klipid. Nii et ma hakkan siis väikest viis update'i. Tegin ta nagu täiesti lahti ja võtsin siis mingi esimese osa eest ära. Siin on niimoodi see kaamera ja täiesti lõdvalt. Ja siin tulid jalad välja ja kõik värki-särki, et sükene ta välja siis näebki. Aga seal oli kirjas, et enne ta peab olema täiesti täis laetud, kui saab kasutada, nii et ma update'in teid veel varsti siis. Väike update, ma panin aku ja puldi laadima. Aga seal oli kirjas, et kui nii-öelda oled amatöörsõitja või siis oled siseruumis, siis on soovitatav kasutada nagu kaitseasju. Ja ma paningi need külge ja vaatama, mis Transformers nüüd välja näeb. Hoopis see palju suurem, enne oli ta süke mini, aga nüüd on nagu räme suur. Aga jah, et aku ja pult laevad, et varsti saab lendama minna. Nii kaua ma siis loen need kõik asjad läbi ja õpin rohkem selle kohta.